Tere, kallid uurimistööde juhendajad! Nüüd vaatame, kuidas Moodle'i keskkonnas teemat kinnitada. Kõigepealt peame siis minema Moodle'i keskkonda. Selleks ma trükin aadressi reaalbit.li/Moodle või lähen siis kooli kodulehe kaudu õppetöö, õppematerjalide ja õppekeskkonnad. Esimene asi, login sisse. Ja kui te mäletate, kui me tegime oma kasutajad, siis seal pidi olema paroolis nii suurtäht, väiketäht, number kui ka mingisugune erisümbol, punkt või hüüumärk. Nii, valin oma kursuse, uurimistöö alused ja nüüd siin vasakul pool on kohe selline koht nagu ülesanded. Klõpsan selle peale ja näen, et see esimene ülesanne, teema valik, on esitatud lausa 96 ülesannet. Klõpsan nüüd selle peal ja nüüd tuleks mul otsida siis üles oma õpilane. Nii kuna mul nüüd ühtegi õpilast juhendada ei ole, siis ma võtan näiteks ühe õpilase, keda hoopis ka Laidna juhendab, Johan Lepik. Vaatan, ma saan neid otsida nii eesnime algustähe järgi kui ka perekonnanime algustähe järgi. Nii, Lepik algab L-iga, klõpsan L-i peal ja leidsin Johan Erik Lepik. Nii, nüüd selleks, et siis seda tööd näha, klõpsan siin peal ja näen, et ta on 10. C-klassis, ta on valinud siis endale teemaks Eesti luuletajate looming Eesti popmuusikas. Nii, kuna mul seda teemat on siin vaja, siis ma selle kopeerin ära. Nii, sule aken. Ja nüüd, kuidas siis see kinnitamine käib? Siin on selline koht, nagu seda on hinne. Klõpsan selle peal. Antud momendil hinne puudub, aga siin siis pean mina valima arvestatud. Et kuna siin ta punkte selle teema esitamise eest ei saa, siis on ainult arvestatud. Ja kommentaaridesse palun lisage veel kord see teema ja sulgudesse siis enda kui juhendaja nimi. Inga Laidna. Nii. Ja salvestad muudatused. Ja nüüd on näha siis, et Johan Erik Lepikul on see arvestatud ja siin kommentaarides on siis see teema näha, et see teema esitamine siin kommentaarides teeb meil lihtsalt hiljem elu kergemaks, et me näeme, kus need asjad on esitatud. Nii, sellega on tegelikult teie töö lõppenud, aga kui te olete huvitatud nendest hinnetest veel, siis ma näitan selle koha ka kätte. Lähen uuesti nüüd siia esilehele ja kui ma nüüd klõpsan hinnete peal, siis mul tuleb ette selline hinnete tabel. Nii, Grader Report tähendab siis sellist, Grader Report tähendab siis üldist ja kui ma nüüd siit otsiksin üles selle tähestiku järjekorras Johan Lepik ja klõpsan näiteks nüüd selle väikse kasti peal, siis on ilusti näha, et tal on see teema on valitud, on A ja võt siit kommentaarides ongi näha, kes on juhendaja ja mis on teema. Kui hätta jääte, tulge minu juurde.